Tere kõigile! Algab 20. augusti klubi vastuvõtt, mis on pühendatud 35 aasta möödumisele Ülemnõukogu tegevuse algusest. Sõna on 20. augusti klubi presidendil Ants Veedus. Lugupeetud Riigikogu aseesimees, head kolleegid, külalised. Mina ei tulnud siia ette mitte ettekannet tegema, vaid tegema lühikest sissejuhatust. 1991. aasta märtsiks ei saanud meil selles saalis veel aastatki oldud, kui meie kohta juba teati, et tahame teha kolmandat riiki ja kodakondsuse anda kõigile migrantidele. Ülemnõukogu stenogramm tõestab küll ümberlükkamatult, et niisugusteks väideteks polnud põhjust, kuid tänasel päeval on mõistlik meenutada, kuidas me saavutasime taas iseseisvuse, kes selle eest hea seisid nii Toompeal kui Teletornis, nii Hirvepargis kui Lauluväljakul, nii paljudel koosolekutel, miitingutel kui Balti ketis. Kui rahvas poleks kaasa tulnud vabaduse püüdlusega, vaid oleks jäänud kodudesse, oma aedadesse või keldritesse, siis poleks olnud meil tänane taastatud Eesti Vabariiki. Samas on püüd taastada Nõukogude Liitu jäänud alles Venemaal, kuid kahjuks mitte ainult seal. 29. märtsil 1990 tuli kokku Eesti NSV Ülemnõukogu 12. koosseis, mis oli üle aastakümnete taas reaalselt vabalt valitud rahvaesindus, sest igas valimisringkonnas oli ühele kohale mitu kandidaati. 105 kohale kandideeris 392 inimest. Üles seatud oli 536 inimest. Valimistele oli eelnenud paljud sündmused, mis mõjutasid inimeste valikuid. 13. märtsil valimistel said Eesti iseseisvuse taastamise pooldajad 73 häält. Kõigepealt, poliitikasse tuli uus põlvkond, kellel olid nii teadmised kui elukogemus, mida hiljem paljudel Riigikogu põlvkondadel ei olnud. Eelmistes Ülemnõukogu koosseisudest oli olnud vaid 14 saadikut ehk 13,9% saadikute üldarvust. Naiste osatähtsus oli väike, 7. Kuid 98 105 saadikust oli kõrgharidus. 15 olid teaduste kandidaadid, ühel oli doktorikraad. Kõrgkoolidest oli lõpetanud kõige enam Tartu Ülikool muidugi, 31, Eesti Maaülikool, tollel ajal veel Põllumajandusülikool, 24 ja Tallinna Tehnikaülikool ehk Tallinna Polütehniline Instituut 12 saadikuga. Enim oli saadikute hulgas insenere, 27, kuid palju oli ka agronoome, 12, ja juriste, 11. Majandusteadlase ökonomist oli 9. Vanuseliselt oli enim 42 kuni 51 aastasi saadikuid ehk 47%, nii et praktiliselt kõige parem tööiga. 52 kuni 61 vanuseid ja 32 kuni 41 oli mõlemaid võrdselt 25 ehk 24,8. Noorim oli 26 ja vanim 64 aastat vana. Võib öelda tõesti, et kõik olid parimas loomeeas. Eestlasi oli Ülemnõukogus 81, venelasi 20 ja muude rahvuste esindajaid 4. 44 Ülemnõukogu liiget oli ühtlasi ka Eesti Kongressi liikmed ja 22 olid Eesti komitee liikmed. Probleeme Eesti elus tekitas suurelt osalt asjaolu, et mõned Eesti komitee juhtivad liikmed
boikoteerisid algul Ülemnõukogu valimisi. Ja muidugi hiljem ilmselt oli neil raske seda viga tunnistada. Ülemnõukogu võttis selle aja jooksul vastu oma 84 istungjärgul 155 seadust, 23 deklaratsiooni, avaldust, 483 otsust. Kõigi nende seaduste alusel ju Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise järel praktiliselt tegutseti. Tähtsamad arvudest olid seadused ise ja nende sisu, sest just Ülemnõukogu poolt vastu võetud seadused lõid tugeva seadusandliku baasi Eesti Vabariigi õigusriigi eksisteerimiseks. Kahtlemata oli tähtsaim otsus 20. august 1991, mille poolt oli 69 rahvaasemikku. Ja nüüd ma tahaksin teile kõigile veel kord meelde tuletada, kes olid need 69 inimest. Tihtipeale me teame mõndasid, meedias on 10-15 inimest, kuid meid oli 69 ja alustan tähestiku järjekorras. Ülle Aaskivi, tema teekond kahjuks lõppes 2007. aastal. Mati Ahven lahkus 2022. Andres Ammas, 2018 surnud. Esimene elus olev tähestiku järjekorras Tõnu Anton. Pärast seda jällegi pikk rivi meie hulgast lahkunuid. Uno Anton, 2012, Lembit Arro, 2022, Illar Eller, 2010 surnud, Kaljo Ellik, 2017, vahelduseks Ignar Fjuk, Illar Hallaste, surnud 2012, Liia Hänni, Arvo Jünti, Jaak Jõerüüt, Villo Jürjo, 2024 lahkunud meie hulgast, Rein Järlik, Ants Järvesaar, Hillar Kalda, Teet Kallas, Peet Kask, Johannes Kass, Kalju Koha, Valeri Kois, Mai Kolosova, Jüri Kork, Toomas Kork. Heino Kostabi lahkus 2021 meie hulgast, Tiit Käbin aastal 2011. Ahti Kõo, Ants Käärma, Mart Laar, Marju Lauristin, Enn Leisson lahkus 1998, Jüri Liim, Jaan Lippmaa lahkus 2021, Alar Maarend, Tiit Made, Mart Madisson, Tõnis Mets, Aavo Mölder. Ülo Nukis 2011 lahkus, Ants Paju samuti 2011, Eldur Pardar 2003 lahkunud, Heldur Peterson, Andrei Prii, kes lahkus 2022, Põld Georg Erich, kuigi tollel ajal me teadsime teda teise nimega, Enn Põldroos, Koit Raud, Jüri Reinson, Arnold Rüütel lahkus 2024, Andrus Ristkok, Jüri Rätsep lahkus 2018, Edgar Savisaar 2022 lahkus, Tõnu Saarman, Hanno Sotter, Lehte Sööt Hainsalu, Aldo Tamm, Rein Tamme lahkus 2024, Andres Tarand, Indrek Toome aastal 2023 surnud, Enn Tupp ja Ain Tähiste, Uno Ugandi lahkus 2020,
Ülo Uluots 1997 surnud, Heinrich Valk, võib-olla Heinz Valk, Ants Veerusmäe, Rein Veidemann, Helgi Viirelaid 2017 lahkunud ja Vaino Väljas lahkunud 2024. Mälestame neid Ülemnõukogu liikmeid, kes 20. augustil 1991 hääletasid Eesti Vabariigi riikliku iseseisvuse taastamise poolt ja kes tänaseks on lahkunud meie hulgast. Aitäh! Ja samas soovime jõudu ja tervist eelkõige neile, kes praegu on haigevoodis või ei suuda enam üritustele tulla. Ülemnõukogu valimistest võttis osa Eesti elanikkond, kellest enamiku moodustasid Eesti kodanikud ja nemad andsid üheselt Ülemnõukogu liikmetele mandaadi Eesti Vabariigi riikliku iseseisvuse taastamiseks. Jah, tõesti, oli valijate hulgas ka mittekodanikke, isegi sõjaväelasi, kuid valimiste tulemus oli täiesti selgelt riikliku iseseisvuse taastamise pooldajate pool. Kuigi ERSP ja Eesti komitee püüdis algul täielikult valimisi eirates, nähes, et see ei leia rahva, sealhulgas Eesti Vabariigi õigusjärgsete kodanike poolt toetust, saadeti siiski kandideerima ka oma liikmeid. Eks rahvameelsust näitab ka Eesti Kongressi valimiste tulemused. Suurim poliitiline jõud Eesti Kongressil oli Rahvarinne 107 mandaadiga. Muinsuskaitse selts sai 104, ERSP 70 mandaati. Nagu öeldud, oli Ülemnõukogus üle 40 Eesti Kongressi delegaati. Nende hulgas olid siis ka Eesti komitee ja ERSP liikmed. Kuigi Eesti komitee püüdis ikka jälle rahvale tõestada, et Ülemnõukogu pole legitiimne organ Eesti Vabariigi taastamiseks. Samas saatis ta sinna õnneks ka oma esindajad. Elu ja ka ajalugu tõestas vastupidist. Ainus legitiimne esindusorgan Eesti Vabariigi riikliku iseseisvuse taastamiseks ja seda ei suutnud muuta ega suudagi muuta ei poliitikute kirjutatud ajalooõpikud ega poliitiliselt sõltuvad meediaväljaanded. Ülemnõukogu esimese istungjärgu tähtsaim otsus oli 30. märtsil vastu võetud otsus Eesti riiklikust staatusest. Ei ole ta pikk, kuid iga lause, iga sõna pidi üheselt väljendama rahva tahet taastada Eesti Vabariigi iseseisvus. Ja samas olema väga selge signaal rahvusvahelisele kogukonnale, milline on Ülemnõukogu tegevuse eesmärk. Juba selles esimeses dokumendis oli sõnaselgelt öeldud ja rõhutatud, et Ülemnõukogu kuulutab välja Eesti Vabariigi taastamise, restitutio ad integrum. Otsuse arutelul vastas Arvo Junti, kes meil täna teeb ka põhiettekande, vastavale küsimusele sõnaselgelt tuleb taastada omariiklus, õiguslik järjepidevus. Ka Marju Lauristin ütles oma ettekandes, käesolev dokument aga paneb ette fikseerida sõnaselgelt Eesti Vabariigi taastamine. Meie esimesed 20. augusti klubi koosolekud ja aastapäeva tähistamised toimusid mitte siin Toompeal, vaid enamasti Pühajärvel ja Tartus. Kahjuks püüdsid esimesel 5 aastal võimul olnud erakonnad ja valitsused, aga samuti peavoolumeedia 20. augustil Ülemnõukogu poolt vastu võetud otsust riikliku iseseisvuse taastamisest igati vähendada, et mitte öelda olematuks teha. Aga 20. augustil 1996 tegid tähtpäevakohase ühise pöördumise rahva poole Vabariigi president, Riigikogu esimees ja peaminister. Tervitus ilmus sel päeval ajalehes Postimees. Päevaleht ei pidanud riigijuhtide pöördumisest üldse uudisküldist ületavaks sõnumiks. Olen kindel, et aastapäeva tähistamine saab toimuma pidulikult ka järgmisel aastal, kui möödub 35 aastat Ülemnõukogu vastava otsuse vastuvõtmisest. Tänaseks oleme õnneks jõudnud olukorda, kus keegi ei pea häbenema selle päeva pidulikku tähistamist, sest ainult
koos rahva hulkadega õnnestus meil iseseisvus taastada. Aitäh Eesti rahvale! Ja päevakohaseks ettekandeks on nüüd sõna Arvo Jüntil, Eesti NSV Ülemnõukogu 30. märtsi 1990 otsuse Eesti riiklikust staatusest, tähendusest iseseisvuse taastamisel. Tänan, härra juhataja. Austatud Eesti riigi taastajad, Eesti riigi tänased hoidjad. Eesti NSV Ülemnõukogu 30. märtsi 1990 otsuse Eesti riiklikust staatusest võeti vastu teisel päeval pärast Ülemnõukogu kokkutulemist. Otsuse võttis Ülemnõukogu vastu ja see ei sündinud tühjalt kohalt ega tühjale kohale. Märtsikuuks 1990 oli perestroika nime all toimunud Nõukogude impeeriumi päästeoperatsioon kestnud 5 aastat. Pikkamööda ja ettevaatlikult praotati ust, mille taga Nõukogude inimist repressioonihirmus oli seni valitsetud, uks aga paiskus nagu paisu tagant lausa päraninud. Kõigepealt vabanes sõna, siis ka tegu. Rahvaalgatuse korras vähemalt Eestis loodi seltse ja algatati liikumisi kodukaunistusest kodanike komiteedel. Oli tekkinud ühiskond, mis mõjutas ka 1985. aastal veel nomenklatuursetel alustel moodustatud Ülemnõukogu 11. koosseisu. See kogu suutis rahva ootusi täites vastu võtta 16. novembril 1988 suveräänsusdeklaratsiooni, mis vallandas terves Nõukogude Liidus, Nõukogude impeeriumis, oleks õigem öelda, sarnaste otsustuste lainenad. Ülemnõukogu 11. koosseis võttis veel vastu seadused massirepressioonide ja isemajandamise kohta, andis hinnangu 1940. aasta sündmustele. 1985. aastal valitud Ülemnõukogu lõpetas oma tööperioodi 23. veebruaril 1990. aasta otsusega ettevalmistustest Eesti riiklikuks iseseisvumiseks. Sellesse aega jääb ka NSV Liidu rahvasaadikute kongressi poolt 24. detsembril 1989 vastu võetud otsus poliitilisest ja õiguslikust hinnangust Nõukogude Saksa 1939. aasta mittekaraldungi lepingule. Eesti NSV tollases plaanikomitees, mis hiljem nimetati majandusministeeriumiks, moodustati seadusandluse osakond, mida ettekandjal oli au juhtida, ja käivitus ka komitee aseesimehe Enn Roose poolt koordineeritud seadusloome konveier. Ülemnõukogu presiidiumis töötas Arno Allmann tema poolt kaasatud asjatundjatega. Sellises olustikus ja taustal toimusid meie 18. märtsi 1990. aastal uutel tingimustel Ülemnõukogu valimised, esimesed, nii nagu juba nimetatud, vabad valimised 50 aasta järel ja vabad vaatamata ka sellele, et oli kopteeritud 4-liikmeline Nõukogude sõjaväelaste esindus. Nii valimiste eel kui konkreetsemalt pärast valimistulemuste selgumist toimusid Ülemnõukogus suurima esinduse saanud Rahvarinde erinevais foorumeis ja formaatides arutelud selle üle, millised peaksid olema Ülemnõukogu konkreetsed otsustused, lisaks senistele otsustustele ja deklaratiivsetele sõnumitele riikliku iseseisvuse taastamise teel edasiminekuks. Arutelude tulemusel jäi minu ülesandeks koostada dokumendi projekt. Kokkusaamised toimusid ka Rahvarinde ja kodanike komiteede esinduskogu Eesti Kongressi liikmete vahel, deklareeriti ka koostööd, mis küll paraku just tihedaks ja konstruktiivseks väga ei kujunenud. Olen sel teemal kirjutanud pikemalt ka Lehte Ainsalu ja Rein Järliku toimetatud 20. augusti poolt välja antud raamatus Mitme tule vahel. Leedu Ülemnõukogu oli Eesti Ülemnõukogu kokkutulemise hetkeks
Leedu iseseisvuse taastatuks kuulutanud. Leedu tee oli aateline, oli ilus, aga samas oli selge, mida kinnitas ka järgnev sündmuste areng, et iseseisvusotsuse vastuvõtmise järel riiklikus staatuses reaalsuses oluliselt midagi ei muutunud. Enamgi veel, koheselt kestetas Moskovoonia Leedule ka majandusblokaadi. Eestis järgisime taktikat, mida jätkasime 18. märtsil valitud Ülemnõukogus ja mida Mati Hint on sõnastanud seespoolt riigiks kasvamise taktikaks. Kasutasime nõukogude deklaratiivset demokraatlikku, tegelikkuses küll mitte järgitud riigiõiguslikke regulatsioone, millega 16. novembril 1988 oli juba algust tehtud. Ehk hakkasime seadusi täitma nende kirjatähe järgi ja sellisest taktikast ilmselt üllatununa meid Moskva võimud ka otseselt ei takistanud või ei osanud tol hetkel sellisele toimetamisele reageerida. Olime 35 aastat tagasi üsna sarnases olukorras kui Eesti riigi loomisel sajandi algul, nii nagu tollal vajasime ka nüüd edasiminekuks riigiõiguslikku otsustust meie seisundi, meie staatuse kohta. Kuna paralleelid esimese iseseisvuse eelse ajaga olid sarnased, impeerium kärises ka siis pöördusin esiisade toimetamisi uurima ja analüüsis koorus välja 4 punkti. Esiteks, sõnastada eesmärk. Teiseks, anda hinnang NSV Liidu riigivõimu seaduslikkuse kohta Eestis. Kolmandaks, et õigusriigi taastatuks saamisel on vaja riigi põhidokumendi ja põhiseaduslike riigiorganite olemasolu, oli nende koostamiseks ja moodustamiseks vaja üleminekuperioodi. Neljandaks, vahepealseks ajaks ehk siis üleminekuperioodil oli vajalik vastu võtta otsustus valitsemise korra kohta. Ülemnõukogu kokkutulemise hetkeks 29. märtsil oli selge, milliseid otsustusi vajame iseseisvuse taastamise teel jätkamisel. Me ei lootnud ega teinud panust palvekirjadele stiilis, et me oleme õiged ja ainsad, nüüd peaksite meid kõik tunnustama, ehk ei lootnud heale tsaarile, tegime panuse enda jõule, kasutasime võimalust, mille ajalugu oli taas meile andnud teist korda 1 sajandi jooksul. Ümbritsev maailm vähemalt formaalsete võimude tasandil mäletatavasti meid tookord väga toetama ei rutanud. Tegime seda, mille ülesande olime rahvalt saanud ja mida olime lubanud teha ja viisil, mis jättis võimaluse omatahtsi edasi toimetada ja me toimetasime ilma ohvriteta, sealhulgas inimohvriteta. 30. märtsi otsus Eesti riiklikust staatusest oli kui kokkuvõte alates 16. novembrist 1988 vastu võetud riigiõiguslikest otsustustest. Ülemnõukogu ütles 30. märtsil lühidalt ja üheselt, NSV Liidu riigivõim Eestis on ebaseaduslik ja me kuulutame välja Eesti Vabariigi taastamise. Eestis asus mäletati tol ajal võõrvõimu sõjavägi, Eesti oma kaitsejõud puudusid, riigivõimu valitsemiskohtu ja prokuratuuri organid olid kas otseses või kaudses sõltuvuses NSV Liidu süsteemist, mistõttu põhiseadusliku korra taastamiseks oligi vajalik üleminekuperiood. Selle tarvis, kuidas üleminekuperioodil peaks riigielu korraldatud olema, otsustas Ülemnõukogu, et tuleb koostada ja vastu võtta otsus valitsemise ajutise korra kohta, milline ka seadusena 16. mail 1990 vastu võeti. Selle tööprojekt oli koos riikliku staatuse eelnõuga Ülemnõukogu kokkutulemise hetkeks ka ette valmistatud. Nende 2 otsustuse mõjuna toimuski lahtihaakimine Nõukogude õiguskorrast ja anti juhend senises õiguslikus keskkonnas toimimiseks. Sisuliselt olid mõlemad otsustused konstitutsioonilised aktid. Lisaks nimetatuile oli ettevalmistustöö käivitumas ka sümboolika, omandisuhete korralduse, kodakondsuse teemadel. Kuigi olukord oli sarnane oma loomise ajaga, oli suuremaks erinevuseks asjaolu, et kapitalismilt sotsialismile oli lihtne minna ja seda me olime juba ka kogenud, mitte küll isiklikult, vastupidist aga mitte.
Sellest tõdemusest tulenevalt kujunes näiteks omandisuhete ümberkujundamine üheks keerulisemaks ülesandeks. Omariikluse loomisel toimetas riigielu korraldamisel Asutav Kogu. 30. märtsi 1990 otsusega muutus Ülemnõukogu Eesti Vabariiki taastavaks koguks. Seda, kui kaua üleminekuperiood võiks kesta, ei olnud üheski tulevikuprognoosis tol hetkel võimalik ette näha. Ilmselt seetõttu revisid ka erinevad arenguideed, küll pakuti mingit Ida-Euroopa rahvademokraatia sarnast varianti, aga ka lepingulist seost senises liidus. Interliikumine ja tema esindajad Ülemnõukogus nägid helge tulevikuna tagasipöördumist repressiooniühiskonda. Ülemnõukogu oli, nii nagu eespool ka nimetatud, 20. augusti klubi väljaande pealkirjale viidates mitme tule vahel. Augustis 1991 toimus ootamatult kiire lahendus, impeeriumi ihalejate vanade repressiivsete meetodite juurde tagasipöördumise katse sai impeeriumile endale saatuslikuks, meile aga võimaluseks. Hiljem impeeriumi ihalus siiski kohus ja juba 4. aastat püütakse lämmatada Ukrainat. Nüüd määrab tuleviku Ukraina vabadussõda. 2 korda ühe sajandi jooksul on väljendanud rahvas Toompea hoones oma esindajate kaudu, et ta soovib iseend valitseda ja kuulutanud kõrgemat võimu. Siinsamas on rahva tahet täitnud ka Eesti Vabariigi taastavaks koguks saanud Ülemnõukogu. Tallinnas Estonia puiesteel on hooned, millistel asuvad mälestus infotahvlid, kust leiame viited toimunud ajaloolistele sündmustele Eesti Vabariigi loomisel. Pärnus Iseseisvuse väljakul on Eesti Vabariigi väljakuulutamise mälestusmärk. Avalikus ruumis puuduvad viited 16. novembri 1988. aasta suveräänsusdeklaratsiooni vastuvõtmisele, millega sarnaselt 28. novembril 1917 maapäeva otsusega otsustati kõrgema võimu üle. Ei leia avalikust ruumist ka 30. märtsi 1990. aasta riikliku staatuse otsuse kohta midagi, mille tulemusena eralduti Nõukogude õigusriigist. Iseseisvuse taastamise otsuse vastuvõtmist märgib Tallinnas Harjumäel tagasihoidlik 20. augusti väljak ja kivirahn Toompea väravas. Mälestus- või infotahvlid hoonel, millistes on vastu võetud Eesti riigi eksistentsi jaoks olulisi otsustusi, on tähendus ja olulisus ajaloolise mälu säilimisel ja edasikandmisel. On aeg ajalugu kõigis tema olulistes hetkedes teha avalikus ruumis nähtavaks. 20. augusti klubi toetus on sellele kindel. Suur tänu! Hoidkem Eestit! Ja nüüd on aeg õnnitlusteks ja tervitusteks. Kõigepealt anname tervituseks sõna Riigikogu aseesimehele Arvo Allerile. Aitäh, lugupeetud president, lugupeetud 20. augusti klubi liikmed, külalised, vaatajad. Hea meel on teid näha siin Riigikogu saalis, mis oli ka märgilise tähendusega 35 aastat tagasi. Ja tervitan teid siis Riigikogu liikmete ja ka Riigikogu juhatuse nimel. Siin eelnevad ettekandjad andsid põhjaliku ülevaate ja ma usun, teil on kõik see endal ka meeles, kuidas need sündmused siin arenesid ja selline 1990. aasta märtsikuu 30. märtsi istung on sedavõrra märgilisem, et nii nagu eelkõne rääkis, seda sündmust ei ole niiviisi otseselt kajastatud, seda sündmust ei ole niiviisi ka märgistatud ega jäädvustatud, kuid see on oluline osa Eesti ajaloos, millest hakkasid liikuma sündmused edasi. Ja nii nagu eelnev valimiste teema, et kuna valimised toimusid märtsi alguses ja sellest lähtuvalt oli valimisõigus ka
Eesti riigis olnud okupatsioonivägede inimestel ja oli võimalik neil ka valida, siis tegelikult valimistulemus näitas, et inimesed tahavad taastada nii Eesti iseseisvust kui ka liikuda edasi vaba riigina. Ja nii nagu sai öeldud, siis 30. märtsil 1990 ehk siis 35 aastat tagasi kogunes siis vastvalitud ülemnõukogu siia istungisaali, et võtta vastu Eesti riiklikust staatusest ja deklaratsioon ülemnõukogu ja Eesti Kongressi koostööst. Need olid olulised dokumendid, mis kinnitasid, et soovitakse jätkata 80. aastate lõpus leegina lahvatanud Eesti rahva vabadusiha ja iseseisvuspüüdlusi. Nagu lähtuvalt eesmärgist taastada Eesti riik, siis tol ajal tunnistati ka kehtetuks Eesti NSV, et muudeti ringi Eesti Vabariigiks ja nimetuseks sai siis Eesti Vabariigi ülemnõukogu, mis tegutses kuni Eesti Vabariigi parlamendi valimisteni või Riigikogu valimisteni Eesti Vabariigi parlamendina. Ja sealt aienatuna liikusid sündmused edasi ja 1991. aasta referendum riikliku iseseisvuse ja sõltumatuse taastamise osas kinnitas seda, et 77,8% hääletanutest ütlesid kindla jah, et Eesti Vabariik tuleb taastada. Ja siis otsustati ka Eesti Vabariigi põhiseaduse väljatöötamiseks moodustada ka põhiseaduslik assamblee, ning mille koosseis siis kujundati ülemnõukogu ja Eesti komitee liikmetest. Nüüd ajalooliselt on 30. märts 1990 ka oluline, samas me võime ka kinnitada, et eelmine nädal või see nädal toimus ka siin Riigikogus ajalooline otsuse vastuvõtmine, kus 26. märts 2025 Riigikogu 15. koosseis võttis vastu otsuse põhiseaduse muutmiseks kiirendatud korras põhiseadust muudeti, millega kohalike omavalitsuse valimistel jääb valimisõigus Eesti Vabariigi kodanikel. Mis on märgiline, mis on oluline ja mis näitab Eesti nii Riigikogu olulisust, Eesti inimeste olulisust Eesti Vabariigi jätkamisel ja tuleviku tegemistes. Ja see sai vastu võetud 93 poolthäälega, mis on fenomenaalne. Vastu hääletas 7, 1 ei hääletanud. Nii et 101 Riigikogu liiget siin saalis, kellest 97 olid selle poolt. Ja veel siis 91. aastal vaadati Toompea poole lootuse ja usuga ning täna 30. märtsil 2025 on siin istungisaalis auväärsetel kohtadel inimesed, kes ei kõhelnud otsustavatel hetkedel teha Eesti jaoks õigeid valikuid. Soovin edu teile nii tänaseks päevaks, tervist tulevikus ja kordaminekut teie tegemistes. Aitäh! Ja nüüd on tervituseks sõna praegu kõige populaarsema erakonna juhil Urmas Reinsalul. Armsad mehed ja naised, Enn Tupp helistas mulle nädala alul, ütles, et keegi teine ei tahtnud tulla, et tule siis sina juhta sõna. Aga teate, mina saan suvel 50-aastaseks. Ma istun seal praegu Riigikogus seal samas, kus Uku Hänni istub. Ja mina olen poegade ja tütarde põlvkonna esindaja. Teie, ma usun, olete, ma arvan, 80. aastad võib öelda, eks ole, keskelt läbi, varased 80. ja selles vanuses. Ja ma hakkasin mõtlema, kuulates neid eelnevaid sõnavõtte, et tegelikult ju 90. aastal sattusid inimesed toona poliitikasse ega siia ruumi paljuski juhuslikult. See võis põhineda inimese autoriteedil läbi tema elutöö, olgu kunstnikuna, olgu teadlasena, olgu majandusmehena,
võis põhineda ka toonastel kirglikel aegadel väga palju ka ühel või kahel avalikul veenval ühiskonna hinge kõneldaval sõnavõtul, artiklil, arvamusel. Aga põhitunnus oli ikkagi teil ja neil, kes meie seas enam ei ole, olid, et inimesed, kes peegeldasid või rahva lootust ja ühiskonna vaimu siia saali sattudes. Ja nendel aegadel, kus tuli teha ehedaid otsuseid, silmitsi tundmatusega, kus ma kujutan ette, kui palju oli, ja see on saatnud Eesti rahvast alati, ka kriitilistel hetkedel, on erinevad nägemused, indiviidide isiksuste erinevad nägemused, liikumiste erinevad nägemused ja põhimõtteline taju oma käes olevast vastutusest. Kas me tohime astuda veel ühe sammu? Kas see võib meile tagasi lüüa ja põhjendada sellise tagajärje, mis meie vastutuse puhul tähendab ka vähemalt taktikalist läbikukkumist? Ma kujutan ette, kui pingelised otsused need olid, sest sai toetuda ainult sellele teadmisele, aga nagu Clausewitz on öelnud, sõda on alati võitlus tundmatusega. Sul on tegelikkuses nii-öelda vastase või tehiolude tõttu, mis töötavad sinu tahte vastu, selle ületamiseks on sul alati informatsiooni puudus. Ja sa pead lootma ainult oma vaistule, mida ta nimetas õnneks. Ja teie otsustes, baasotsustes oli seda õnne. Ja mõneti ma arvan, et ka Eestis teie järglaste põlvkond, kes peale tuli poliitikasse ja enam mis teist ju tegelikult ei jäänud tegevpoliitikasse, eks ole. Osa jäi, kujunes professionaalseteks Eesti poliitikuteks 90. põlvkonnas, enamik ei jäänud. Järglaste põlvkonna puhul poliitika professionaliseerus. Ei saa öelda, et need olid väga head ajad Eestile, aga ülemineku niisugusega majandusliku ja poliitilise ühiskondliku olude rahunemine. Ja poliitika muutus ennekõike ka turunduslikuks, võimu taastootmiseks läbi turunduslike meetmete. Ja nüüd me oleme uue ajastu künnisel silmitsi väga paljude objektiivsete tundmatust kehastavate tehioludega, kus ma pean avameelselt küsima, laual on küsimus, ma arvan, kogu Eesti rahva jaoks ja ühiskonna jaoks, et kas see tänane põlvkond, poliitiline eliit või poliitiline juhtkond on võimeline seda ajastu vaimu ja ühiskonna ootust kvaliteetselt sõnastama või mitte. Toona, 90. aastal, siin on meenutatud ka, ma tajusin ka teatud nukrust selles hääles, et kas Ülemnõukogule on omistatud ühiskonnas õiget rolli ja ajaloolises perspektiivis kui riiklikus perspektiivis. Aga ma arvan, et peale tulevate põlvkondade jaoks ja ajaloolise perspektiivi jaoks maksab see tegu. Ajalugu on suur lepitaja. Baasküsimus oli, et sellel ajal andsid mandaadi erinevatele kogudele, andis mandaadi rahvas. Ja oli ühiskonna ootus, et tabada see ajastu vaim ja seda realiseerida. Ja teie suutsite realiseerida seda ajastu vaimu, seda hetke momenti ära tajuda, ühiskonna ootustele vastavat hetke. Ja selle eest jäävad meie noorema põlvkonna poliitikate jaoks on teie ühelt poolt koostöömeelest, see oli siin saalis vägagi kirgas ja isiksuste põhine, nagu te kõik mäletate, panete silmad kinni 35 aastat tagasi, aga teiselt poolt ka selge arusaamine, et liigutakse ikkagi baasülesande täitmisel, kuidas saada vabaks. Muud küsimused olid loomulikult praktilise iseloomuga, elukorralduslikud, mida tuli teha ja ma olen ikka lugenud huviga, nii nagu ma olen lugenud sõjaeelse Eesti parlamendi stenogramme, olen lugenud ka Ülemnõukogu stenogramme. Väga õpetlikud, Tiit Made muheleb, kuidas Savisaare valitsust kukutati ja nõnda edasi. Need on ka osa meie poliitilisest lähiajaloost. Ja need seisukohad, aga ma tajusin ka idealism, mis teie toonastes mõttekäikudes valitses. Loomulikult oli osa ka praktilisel poliitilisel manööverdamisel, te olite nii-öelda emade-isade põlvkond ka, kuidas saavutada universaalses demokraatlikus poliitilises keskkonnas oma eesmärke ja kuidas võidelda ja selles ei ole midagi häbenemisväärset, aga see idealism ja see küsimus, et rahvale oma unistuste peegeldamine. Ja ma arvan, et see ühiskonnast ka täna valitsev pessimism, küsimus sellest, et mis on meie unistused, mis annavad meile selle energia optimismi. Et nende leidmine ja nende pinnalt edasi liikumine.
Küsimus ei olnud ju siin ennekõike ainelistes küsimustes, mille jaoks teile baasotsus oli langetada, ka majandusliku heaolu küsimustes, mille puhul muidugi oli lootus, et vabanemisega kaasneb ka see indiviidi jõukus või ühiskonna jõukus ja indiviidi vabaduste. Küsimus oli selles, et kuidas rahvas jääb kestma ja rahvas jääb kestma siis, kui ta on vaba. Ja teie tajusite seda ajastu vaimu ja julgesite ka silmitsi tundmatusega selle otsuse langetada. Nii et veel kord aitäh teile, aitäh toonastele ülemnõukogu ametnikele, aitäh justiitsministritele toonasest ajast, härra Raidlale, härra Raskile, kes pidasid, ma arvan, vägagi veenvat, inspireerivat dialoogi toonase ülemnõukogu vägagi mitmekesiste ootustega. Aitäh! Augusti klubil on tähelepanuväärsete ja oluliste inimeste tänamiseks loodud teenete plaadid ja nüüd me tahaksime anda üle 20. augusti klubi teenete plaadid järgnevatele inimestele. Teenete plaate annavad üle klubi president Ants Veetõusmäe ja klubi juhatuse liige Enn Tupp. Aivar Engel. Tõnu Kaljumäe. Illimalle Ong. Jüri Trei. No kes Jüri Treili tunneb? Kindlasti ei ole niisugust. Isegi ta on luuletusse pandud. Jah. Ja muidugi tema kingitud lipp on meil kontoris laual. Aitäh sulle. Peet Kask.
Heinz Valk. Sinu tehtud. On. Ja palju muudki. Aitäh sulle. Aitäh teile. Nendele eelmistele plaatidele oli kõigile kirjutatud olla vaikselt tänane kuupäev, et seda asja ära märkida. Aga meil on üks võlg ka. Lisaks ma mainiksin selle, et teenete plaat on ka Priidu Priksile, keda täna hetkel ei ole siin koos meiega. Ja selle nüüd hakkab meil nagu asi siin saalis lõppema, kuid ta ei ole veel lõppenud. Jüri Treile ma tahaks lisada, et tõepoolest tooks välja ühe sellise killu, et kui 3. klassi ajalooõpikus ei juleta mainida, kes võttis vastu otsuse Eesti Vabariigi riikliku iseseisvuse taastamiseks, vaid kujutletakse, et see tuli nagu iseenesest taevast alla ja seda propageeritakse siiani, siis on viimane aeg, et ajaloogu ja õpikud hakkaksid kirjutama sõltumatud ajaloolased, mitte aga ideoloogiast läbi imbunud poliitilised ajaloolased, olgu nad siis või meie klubi liikmed või Eesti komitee või mõlema klubi ja komitee liikmed, ehk üldiselt ei peaks ajalugu kirjutama need inimesed, kes olid perioodil aktiivses tegevuses ja kes olid valinud poole või erakonna. Vene asevälisminister ütles veel kuu keskel, et üks sõja algpõhjus oli Ukraina võimalik liitumine NATO-ga, mis kardinaalselt ju erineb sellest, mis toodi põhjuseks sõja alustamisel Venemaa poolt. See polegi tegelikult ju üllatav, et Venemaa muudab oma teksti vastavalt muutunud olukorrale, mistõttu me ei saa kunagi olla kindlad tema lubadustes. Ja need poliitikud on väga lühinägelikult, kes siiralt usuvad, et Venemaa praegusel võimuladvikul pole soove oma piire laiendada, et mitte öelda taastada Tsaari-Venemaa piirid, või usuvad siiralt Venemaa lubadustesse, et neid ei murta, neile sobival momendil meie ei tohi lubada neid lasta tekkida. Eestis on tõesti praegu raske majanduslik olukord. Juba mitmeid aastaid räägib valitsus, olenemata sellest, kes on valitsusjuht, et on vaja kokku hoida. Ja see on muidugi õige lähenemine, kuid on vaja tegusid. Liiga palju on meil ministeeriumites poliitilisi nõuandjaid, nõunikke, konsultante, kes lahkuvad koos ministriga, sest nad pole mitte andmas asjatundlikku nõu, vaid hoidmas sidet ministri ja erakonna vahel. Aga kuna me oleme siin Riigikogu saalis ja oleme nii-öelda ka parlamendi rollis olnud, siis mõni pilt ka Riigikogule. Erakonnad, kes on parlamendis, mõni erakond, kes ei saanud ka sisse, saavad riigilt, riigikassast märkimisväärselt toetusi enda ülalpidamiseks. Ja samas, lisaks sellele maksab riigikassa kinni ka nende parteide fraktsioonide nõunikud. Neid on praegu 21 nõunikku, olenevalt siis fraktsiooni suurusest 2–14 nõunikku. Ja sellest 21 nõunikust 7 on seotud meedianõunikud. Need nõunikud võiksid ju vabalt olla erakonna rahadest ülal peetud. Ja vabanenud nõunikud, rahad, võiks suunata komisjonide
töö parandamiseks, sest nüüd ma tahangi jõuda sinna, kes istuvad seal akna all, tavaliselt istuvad akna all need, kes ei ole kuskil fraktsioonis, aga täna on meil enamus akna all just need vahetud inimesed, kes meid aitasid komisjonides, sest ilma nende tegevuseta oleks võib-olla tõesti olnud raske agronoomil või inseneril kõiki seadusi tunnetada, aga nemad tõesti aitasid meid ja aitäh teile, kallid kolleegid Ülemnõukogu kantseleist. See teie töö oli äärmiselt vajalik. Ja enne kui me saalist nüüd lahkume, veel kaks asja. Kõigepealt me jagame siin välja ühe paberi, et tõde peaksime ju austama ja selle saatesõnaks ütleksin, et Ülemnõukogu stenogramm tõestab ümberlükkamatult, et süüdistusteks, et me tahtsime kolmandat riiki või kodakondsust kõigile migrantidele anda, puudub, absoluutselt mingit alust ei ole. Aga ometi 34 aastat on need elujõulised olnud. Kui me 1994. aastal asutasime 20. augusti klubi, et teenida tõde ja seda paremini välja tuua, siis me oleme selleks korraldanud 4 konverentsi, milles just faktidele tuginedes oleme meenutanud Eesti riikliku iseseisvuse taastamist. Peale selle on meil välja antud ka rida raamatuid. Kahjuks on see valede ja elu ebatõe erikaal ajas muudkui kasvamas, sest neid, kes pöördelistel aegadel ise praegu veel elavad ja mäletavad neid, jääb iga päevaga vähemaks. Aasta tagasi otsustas enamik meie klubi liikmeid juhtida tähelepanu ühele mälestustahvlile, mille tekstist üks lauseosa on nende arvates täiesti väär. Ja siin näetegi seda pöördumist. Aga et lõpetada positiivse noodiga, siis ma täiendaksin Arvo Jüntit, et klubi tuleb välja ettepanekuga panna Toompea lossile mälestustahvel iseseisvuse taastamise kohta. Koht mälestustahvlile peaks olema selline, et seda näevad kõik turistid, kes on Nevski katedraaliga tutvunud, sest ma kardan, et Nevski katedraali liigi ajal veel ära ei saa tõstetud. Ja mälestustahvli võimalik tekst võiks olla siin Toompea lossi hoones taastasid 69 rahvasaadikut 20. augustil 1991. aastal kell 23.03 Eesti iseseisvuse, nii eesti kui inglise keeles. Ja seetõttu me teeme selle ametliku ettepaneku Riigikogu juhatusele. Me oleme olnud siin saalis nüüd tund aega peaaegu ja aeg on sirutada. Kõigepealt on ettepanek teha ühispilt siin treppidel ja pärast seda on au teid kõiki vastu võtta kohvikus, kus on head ja paremat. Palju õnne kõigile!